Tere tulemast siia Haanja rahvamajja ja kõikidele teile, kes te olete helesiniste ekraanide taga ja siin kohapealsed kuulajad. Mul on ääretult hea meel tervitada teid kuulamas meie avaliku ruumi arutelu. Tänane vestlusõhtu on üks osa veebruarikuus Võrumaal käimas olevast programmist, mille keskmes on Võrumaa Keskraamatukogus toimuv näitus Kodukoha kompass. Näitusest kantuna on meil juba toimunud üks vestlusõhtu elurikkuse teemal, mida saate meie Võrumaa Arenduskeskuse Facebooki lehel järele vaadata. Esmaspäeval toimus Võru linnas noortele suunatud demokraatiatrenn, millega saate lähiajal tutvuda juba ETV2 noortesaates Nova. Näitust ja avaliku ruumi arutelude programmi korraldab Võrumaa Arenduskeskus koos Eesti Koostöökoguga, et elavdada Võrumaal elavate inimestega arutelu ja ärgitada kodanikke kaasa rääkima avaliku ruumi kujundamisel ning astuma julgemat dialoogi otsustajatega. Hea elukeskkond, see on meie kõigi ühine vastutus ja võimalus, kuid ka kõigi ühine õigus selle järele. Näitus on alguse saanud inimarengu aruandest, mis ilmus eelmise aasta juunis ja keskendus just inimeste heaolu ja ruumiliste arengute vahelisele seosele. Aruanne küsis, et mis teeb ühest ruumist, linnast, linnaosast, külast või tänavast või siis hoopis keskväljakust meeldiva paiga, kus inimesed sooviksid olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet, aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust. Kui teadlikult meie ise kujundame ümbritsevat ruumi, nii füüsilist kui ka virtuaalset? Milline on meie arutelukultuur ja vajadus selle suurenemise järele? Milline on ruumi mõju laiemalt inimarengule? Näitusega on kaasas ka praktiline kompass ketas, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumi temaatiliste arutelude pidamiseks. Kompass ketas on üleval Võrumaa Keskraamatukogus ja Võru Maximarketis, kus inimesed ise saavad hääletada, pannes värvilisi mummukesi selle kohta, kui rahul on nad oma elukohaga, ligipääsetavusega, terviseradadega või hoopis sellega, kui palju on omavalitsused kaasanud kodanikke avaliku ruumi kujundamisse. Elades ja toimetades igapäevaselt siin Võru maakonnas ei ole inimeste kaasamine piirkonna arengusse meile võõras. Oleme juba mitu aastat korraldanud Vunki Mano loometalguid, mis on üheks väga heaks näiteks koostööst ja osapoolte vahelisest dialoogist. Vunki Mano ei ole pelgalt loometalgud. See on mõtteviis, et iga Võrumaa inimene tunneb, et võib ja saab käivitada muutusi, mis tema enda ümbruskonda, eluolu või kogukonda paremaks teeb. Igaüks oskab. Igaühel on unikaalsed teadmised ja elukogemused, mis on vajalikud paremini toimivate lahenduste jaoks. Tegusid teevad ja maakonna arengut veavad ikkagi meie enda inimesed, kes igapäevaselt kas siis ühes või teises teemas toimetavad. Olgu need siis õpetajad, noored või vanad, motomehed, keelehoidjad, tervisedendajad, kingsepad, müüjad, ettevõtjad, vallaametnikud või hoopis keegi muu. Vunki Mano eesmärk on vallandada kogukondlik potentsiaal, mille abil loome koos homse Võrumaa. Üks selline võimalus kogukondliku võimekuse rakendamiseks ja muutuste käivitamiseks ongi loometalgud. See on koosloome nii-öelda demoruum, mille suurim väärtus on see, et kokku saavad ja üksteist kuulavad inimesed, kes tavapäraselt ei kohtuks.
loometalgutel võetakse aeg keskenduda ühele teemale, uurida seda teemat väga mitmest vaatenurgast, kuulata erinevaid arvamusi ja leida see üks konsensus, kuidas koostöös seda väljakutset siis võiks lahendada. Samal ajal on võimalik jälgida ja kaasa mõelda ka teiste meeskondade tegemistesse ja nii tekivad ühendused erinevate teemade ja algatuste vahel. See on üks suur ideede turg ja ideede arengukiirendi, kus korraks unustatakse oma ametialased rollid ning keskendutakse ühisele eesmärgile ja käega katsutavale tulemusele. Meie järgmised Vunkimano loometalgud toimuvad juba Värskas 11.–13. märtsini ja seda on võimalik jälgida ka veebis. Loometalgutele on jäänud veel paar üksikut vaba kohta, kuid kogu üritust on võimalik jälgida ülekandena Vunkimano lehel. Jälgige kindlasti Vunkimano kodulehte www.vunkimano.ee ja meie Facebooki lehte. Kuid tulles tagasi tänase vestlusõhtu juurde, on mul ääretult hea meel tutvustada meie tänast lektorit, Teele Pehk. Tere! Ja Teele on siis varasemalt olnud inimarengu aruande väljaandja rollis ja tänasel päeval on Teele aktiivne demokraatia edendaja ja rohetiigri protsessidisainer. Mida see kõik täpsemalt tähendab ja kuidas kogukondades siis arutelusid peaks pidama, saame kohe täpsemalt teada. Palun Teele. Nüüd on minu kord, jah? Kava on sinu. Väga lahe sissejuhatus ja mul on nii hea meel siin olla, et koha peal on 5 inimest, aga seal käega katsutamatus kauguses on loodetavasti rohkem. Et lahe on alati tulla sellise särtsaka ja podiseva kogukonna keskele, et kogu Võrumaa on ju nii kuulus ja Vunkimano on, ma just kirjutasin ise arhitektuuri ajakirja Maja Vunkimanost, mitte ainult, vaid sellisest võimaldavast kohalikust elukorraldusest artikli, et selles mõttes see teete kadedaks või annate silmad ette, et mõnes mõttes mul ongi natukene olen kimbatuses, et mida mul teile on rääkida, pigem ma tahaksin teilt kuulda, kuidas teie siin asju teete. Et selles mõttes ma ka kahjuks ettekande, tavaliselt ma teen töötubasid ja üldse lähen õue ja teen ka demokraatiatrenni ja selliseid asju, aga see virtuaalne vorm, las ta siis olla, et siis seekord rohkem ettekanne, et ta natukene võib-olla üldisel tasandil või siuke teoreetilisem, mis võib-olla annabki mingeid mõtteid või inspiratsiooni või aitab ka nagu sättida oma tegevust mingisse konteksti. Aga kindlasti me võiksime jõuda ka arutelu käigus küsimuste vastuste vormis konkreetsusteni ka. Ja kindlasti kõik kuulajad ja jälgijad, Facebooki jälgijad, kes te seal ekraani taga olete, et julgelt pange kommentaaridesse küsimused, need jõuavad siia minu taskusse ja mina küsin need Teele käest, et paneme arutelu käima. Jaa. Aga ma siis natukene teen seda sissejuhatust umbes 30 slaidiga, kui te vastu peate, et Merilin aitab mul siis neid edasi liigutada. Et siis kokkuvõtlikult, millest ma tahaksin rääkida või mis selline loogiline struktuur võiks olla, on üldse kogukondlik eluviis kui selline ja kuidas seda on ka siis erinevates stsenaariumites ja tähtsates dokumentides kujutatud või kirjeldatud. Sealt edasi, et avaliku ruumi teemaline vestlus või siis loeng või mis see meil on siin täna peaks olema, siis räägime elukeskkonnast ja ikkagi tõukuvalt inimarengu aruandest, mis on raamatukogudes kättesaadav, raamatupoodides ja tegelikult ka veebis täies mahus inimareng.ee. Ja see viimane siis oligi avaliku ruumi ja demokraatia ja sellise aruteluruumi kokkutooja teemadena ja remargina, et inimarengu aruannet alati koostavad teadlased, koostöökogu on selle väljaand ja mina olin siis paar aastat tagasi koostöökogu juhataja selles rollis, kui see viimane aruanne sai käivitatud. See võtab alati kaua aega, 2 aastat. Otakõsta saab korraks tagasi võtma. Ja käiks ka üle tegelikult
meeldetuletusele või mis on üldse omavalitsuse roll ja mis on siis ka omaalgatuse või kogukonna roll, et oma töös ma olen aru saanud ja kokkupuudetes nii põhiliselt Tallinna linnaga, aga ka teiste omavalitsustega, et seal on väga suured arusaamatused tihti, et oleks hea vaadata just niimoodi tulevikku vaatavalt. Ja siis vaataks, et mis see ühismeel ja ühishuvi on, et kuhu suunas ka demokraatia meid nagu suunab. Ja ka konkreetsed dialoogivõtted siia lõppu. Ma loodan, et me jõuame nendeni, et neid ma tavaliselt teengi nagu töötoa vormis, aga siis seekord lihtsalt käiks üle. Võib-olla saate mingid vunki juurde, teeme niimoodi. Aga enese tutvustuseks ma panin lihtsalt märksõnad, et mida ma olen teinud ja mis on sellised minus kirge sütitavad märksõnad võib-olla, et selline inimkeskne kestlik ruumiloome, linnaplaneerimine, ka laiemalt ka ruumiloome, üldse elukeskkonna kujundamine, avalik ruum, kogundlik areng ja viimasel ajal ka kestlik areng, sest Rohetiigris me tegelemegi sellega, et Eestist luua kestliku riigi mudelnäidis maailmas ja kõik see pea peale pöörata, mis meil täna siin on, kus majandus trööpab loodust, et selle peaks teistpidi keerama. Ja sellised koosloome, koostöö, protsesside disain, muutuste juhtimine, kõik need avatud valitsemine, arutlev demokraatia, kollektiivne tarkus, et need on nagu sellised märksõnad, mis võivad siis minu visiitkaardil olla. Ja neid teemasid ma üritan kuidagi kokku tuua, siis Ida veebiraadios on mul igakuine saade Meie igapäevane avalik ruum, järelkuulatavad kõik osad. Seal on ka inimarengu aruandest paar osa tunniajased vestlused ja natuke on siis muusikat vahepeal. Et see saade siis haarabki teemade kolmnurka elukeskkond, inimeste ja mitte ainult inimeste, üldse nagu elu, õnnelikkus, elurikkus ja demokraatia, sellised protsessid, kuidas me neid asju ajame. Ja veel enda tausta kohta, et olen kahepaikne nagu Konvees Tallinnas, kuigi Tartust pärit ja viimasel ajal siis ka Lehtses aina rohkem. Seal on mu perel maakodu ja seal on praegu naabriteks väga armsad hobused. Ja samas Lehtses, kus ma olen aasta või natuke peale olnud, et juba käivitan seal teiste 2 või 1 paiksetega ka kogukonda, et seal on natukene see on selline autoriteedikeskne kogukond veel, et üritame jõuda sellise nagu võrdse kogukonnani või kaasava kogukonnani. Ja, aga läheme siis teema juurde. Merili, sa võid ise ka siin vahele hõikuda ja kui tunned, et see päris ei vasta sellele, mida te tellisite. Selle kodukoha kompassi kohta ma tahtsin ka veel, et enne kui te lähete seda täitma täpikestega, et mis teile oma siis, kas maakonna peale on see mõeldud või? Meil on niimoodi, et meil on kogu maakonna peale, et igal omavalitsusel on oma, meil on 5 omavalitsust ja igal omavalitsusel on oma värvikene. Et kui inimene läheb Maxi Marketis, siis ta valib sealt, ma tulen sealt omavalitsusest Setomaalt, Setomaa mumm on rohelist värvi, siis ta võtab selle mummu ja hääletab, kas ta on sellega rahul. Siis kohalal nii ja nii, kes paneb mummu. Ja, et ma ise olen selle kodukoha kompassi näituse üks autoritest Elo Kiivetiga kõrvuti ja ma soovitan siis kõigepealt seda näitust külastada tegelikult, et vaadata, et seal on siis nende elukeskkonna teemade kaupa, liikuvus, avalik ruum, heaolu ja majutus või nagu elamispinnad, kõik need teemad on eraldi lahatud. Et kõigepealt sellega tutvuda ja siis nagu mõtestada, et kuidas siin minu omavalitsuses on ja siis nagu need kleepsud panna, kuigi üks omavalitsus on päris suur üksus, mille peale seda hinnangut anda, sest ühe omavalitsuse sees ka varieerub paljuski. Ja, olgu. Aga lähme siis, et kus seda kogukondlikku eluviisi, mida te siin viljeletegi ju iga päev, et selles mõttes ma mõtlesingi, et suurem pilt natukene ette manada. Et õnneks seda on erinevates stsenaariumides juba välja toodud. Arenguseire Keskus on selline nõustav Riigikogule uuringuid stsenaariume tegev üksus.
ja nemad on siis teinud Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid aastaks 2035 ja seal üks stsenaarium ongi ökokogukondade Eesti. Et alati on see, et mis need stsenaariumite teljed on, et siin on, loodan, et näete slaide, et seal on need teljed ka näha, aga et see ökokogukondade Eesti, siin on väga palju teksti, aga et on põhimõtteliselt selline hästi looduslähedane, hästi kohalik majandusmudel, säästlik, elulaad on selline säästlik, tootmine on samamoodi hajus, kohalik, väiksel skaalal ja siis selline märksõna on ka tasaareng. Et tasaareng tähendab seda, et me ei lähtu enam SKP-st riigina või ka mingi piirkonnana, vaid me tegelikult lähtume sellest, et säilitame inimeste heaolu, aga me enam ei pürgi kogu aeg kasvama nii-öelda. Ja tasaareng on tulenevalt siis ka keskkonnakriisidest aina levinum mõtteviis. Et selline ökokogukondade Eesti ka siis üritab järgida, et rohkem loodusega kooskõlas ja tagasiandvalt. Ja teine stsenaarium ongi inimarengu aruandest viimasest. Seal on teljed, et elu maal, elu linnas ja siis jagatud ruum või individuaalne ruum ja see kogukondlik stsenaarium on isemajandav Eesti, et selle rohelise sõõriga ümber tõmmatud. Väga sarnane selle ökokogukondade Eestile, ka järgmisel on natuke lahti ka. Soovitan neid lugeda sealt veebist, kas või need on sellised muhedad nagu lahtikirjutused ja selle isemajandava Eestiga ongi see põhimõte, et elu on igal pool, saame hakkama igal pool, võimalused on olemas. Ja Eesti tervikuna ongi ka selle kaudu palju kestlikum või loodussõbralikum, ka selline võrdsem või võrdsus on paremini jagatud kui näiteks vastandstsenaariumil selline suur Tallinn, kus kõik on koondunud ühte kohta, ühte piirkonda ja hästi kesksel kohal või avalik ruum ongi siuke metsarajad, rannad ja kõik, et see ongi see elukeskkond, mis meil ju paljuski on, aga ei ole ka. Kas selle stsenaariumi puhul tõmbekeskusi siis ikkagi väga ei ole? Ikkagi on, et kui tagasi minna need Eesti kaardid, siis seal on ka näha, aga ta on kuidagi hajutatud, et sa ei sõltu nendest tõmbekeskustest, vaid sa saad hakkama, kas tänu heale internetiühendusele on ju mis tahes kohas või sul on siis mingid töökohad või teenused ka olemas. Ja eks stsenaariumid on alati selline natukene utoopia, aga ta annab ka sellise mõtte suuna kätte, et kui me teeme mingeid valikuid, siis me jõuame sinna, kas siis teadlikult või mitte teadlikult ja kui me ei tee mingeid valikuid, siis me jõuame hoopis sinna. Kas nende stsenaariumite tegemisel on ka see võimalus, et need on kuidagi natukene üle paisutatud, et inimestele rohkem selgemaks teha, et mida hägusemad on piirid, siis ei eristata justkui, et mis oleks siis nii-öelda krattide ja marakrattide Eesti ja 1 tunni Eesti vahel, eks kindlasti seal on alati valikuid, mida peab langetama, et mingid asjad jäävad ka välja, et ma tegin Kristi Kirishakoviga, kes selle inimarengu aruande peatüki koostas Ida raadios selle vestluse, kuulake sealt, saate seda stsenaariumiloome tagamaid ka teada ja just nende erinevate stsenaariumite lühikirjeldused on ka seal olemas, et ma siia rohkem tegelikult ei paneks aega, aga siis ka selline ükskõik veel. Ja, et Eestil on nüüd ka siukene katusstrateegia Eesti 2035, mida Riigikantselei on koostanud ja mis on Riigikogus peatselt heaks kiidetav, mis siis meil ei ole varem olnud sellist ühte kõige tähtsamat nii-öelda pealisülesannet, aga et see siis nüüd on. Ja seal kumab sellist, esiteks on seal elukeskkond eraldi teemana sees, mis on väga suur saavutus ja läbimurre, sest seda varem ei ole olnud sellisel kujul. Ja teiseks on siis ka selline, ta ei ole otsesõnu kogukondlikkus, aga just see koostöö, valmidus, koostööaltis, et hoolimine, inimesed on kesksel kohal, selline mõtteviis on seal sees, et minu arust on need head märgid. Et me oleme jõudnud nagu ühiskonnana selleni. Nüüd alati on küsimus, et kas need
see on konkreetselt strateegia, millel on ka mõõdikud, elluviimise ajakava, kõik see on, nii et erinevad arengukavad peavad sellega kohanduma ja ühtima. Et see on jah, selline nagu siis avaliku teenistuse nagu õlul, teeme niimoodi. Aga just, et lähemegi selle elukeskkonna juurde, et mis võiks olla sellise kogukondliku eluviisi olla, mulle meeldib see sõna pealisülesande või nagu eesmärk selles samas inimarengu aruandes, on siis seal elukeskkonna stsenaariumide juures välja toodud, et meil on täna hästi liberaalne ruum Eestis. Et see tähendab, et kogu meie avalik ruum, kas see on tänavad või platsid, väljakud, tegelikult metsatukad, mereääred, teised veekogud on allutatud liiga paljugi või pahatihti sellisele tarbimisele, individuaalsete vajaduste rahuldamisele, et on niisugune sõitmise tarbimisruum. Ja selle sees on kodanik, on siis teenuste tarbija. Aga et kuhu me võiksime liikuda, on hoopis kogukondlik ruum, kus on see avalik ruum on selleks, et seda ühist identiteeti luua või üldse kokku tuua ja kogu aeg võimendada ka. Ja sellised ühisrituaalid, kas ma ei tea, riigi tasandil ja nagu laulupidu, aga see on ka tekitab palju tundeid kohe. Aga kohalikumal tasandil, väiksemal skaalal, igasugused külaplatsid, tegelikult see punkimanud, sealt loometalgud, koristustalgud, kõik see on selle kogukondliku ruumi nagu üdimes. Et need samamoodi on sellised nagu ekstreemsused nii-öelda, et kunagi ei ole nagu ainult üks või ainult teine, aga see liikumine, et see võib-olla võiks olla ka teil siin, et võib-olla aitab kuidagi raamistada sellist mõtlemist. Ja tegelikult meil on see põhiseaduses juba kirjas ka, et väga tihti tsiteeritakse seda paragrahvi 32, et igaühe omand on puutumatu, me oleme väga omandikultuuriline, nii et selline eraomand on A ja O, aga selles samas lauses, kus on öeldud, et on puutumatu, on ka öeldud, et seda eraomandit ei tohi üldiste huvide vastaselt kasutada. Ja varsti ma jõuan selleni, et mis need üldised huvid on või tegelikult, et kuidas nendeni nagu jõuda. Et julgustan seda teist lauseosa ka mitte tähelepanuta. Ja enne kui siis selle ühishuvigu defineerimise või selleni jõudmise, kuidas selleni jõuda üldse või kuidas seda kogukondlikku ruumi taga ajada või sinnani jõuda, see rollide selgus käiks korraks üle, et mulle tundub, et see aitab. Et rollid on muutumises muidugi ka, aga et mis see, esimesena siis omavalitsuse plokk ja koostöökogus aastaid tagasi saigi tehtud selline riigipidamise kava, mis oli siis hilisema riigireformi aluseks ka ja käivitas need ja mõtestas lahti ka tegelikult omavalitsuste reformi. Ja seal siis pandi ka, ma ei tea, kas esimest korda, aga nagu suht selgelt kirja, et kohalik elukorraldus ongi, ta piirneb sellega, mis on see territoorium, piirkond ja nende inimestega, kes seal elavad. Ja siis kõik need otsused, mis on nende inimest nagu heaks hüvanguks. Ja omavalitsuse roll on tegelikult kogu aeg võimaldada nendel inimestel võimalikult hästi elada ja see piirkonnast koos otsuseid teha ja just nendele vajadustele vastu tulla, mis elanikel on. Et kohalik omavalitsus tegelikult ei ole niivõrd selline teenuse osutaja kui just kohapealne võimestaja või võimaldaja. Hea elu nagu teeb elu paremaks nii-öelda just kui inimestele. Ja, aga ka et ei pea kõik ise ära tegema, et see on ka see sõnum, et koos kogukonnaga. Ja võib-olla edasi, siis siin on lihtsalt igaks juhuks panin, et meil on Rahandusministeeriumi tehtud minuomavalitsus.fin.ee platvorm, kus on siis toodud üldse nii-öelda avalikustatud, et mis on omavalitsuste konkreetsed ülesanded ja vastutusalad ja siis võrdluspilti ka pandud, et on natuke nagu meelevaldne, sest minu omavalitsused on ikkagi, nüüd nad on nagu
mitte ühtlasemad suurused, aga neid on vähem, on ju, ja et saab paremini võrrelda võib-olla. Aga ta ka teeb natuke selliseid pingeridasid, et siin on natuke näha, et valitsemise osas, et mida hinnatakse üldse ja iga asja kohta saab siis veel nagu sisse süübida. See on selline hea platvorm, kus võib-olla õhtuti seal mängida nii-öelda ringi surfata ja ta näitab ka seda, et kus on selline madalam tase, kus on juba keskmine ja kus on edasi jõudnud. Ja praegu Rohetiigriga me teeme koostööd, et sinna jõuaksid ka rohkem selliseid nagu kestliku arengu või rohkem keskkonnamõõdikuid, sellepärast et seal on ainult jäätmemajandus ja kergliiklusteede arv, aga see on ainult pisku on ju meres. Ma natuke neutreerin, et kas on ka mõni omavalitsus, mis on kohe eriliselt jäänud silma selle avatud läbipaistva valitsemise poolest? Nüüd peab ruttu vaatama seda. Need andmed tulevad tegelikult ka natuke viitega, need tulevad eelmise aasta kohta, et asjad võivad ju kiiremini minna, aga ma tean ise, et Lääne-Harju vald lisaks Võru maakonnale on ka selline eesrindlik, et seal on kogukonnakomisjon, mille kaudu tegelikult tekkis idee, et hakkame rohevallaks, et hakkame seda rohepööret ka ise, et näitame eeskuju omavalitsuste maastikul ja et Lääne-Harju vald on ka Rohetiigri pilootprogrammis, kus nad siis saavad seda süsteemsust juurde ja mõtestavad, mida teha, kuidas teha, mida esimesena, mida nagu sellise agiilse arendusena ette võtta, mida mitte. Et jah, aga lihtsalt, et see on ka selline pidevalt täienev platvorm, et ta ei ole absoluutne tõde veel. Ja mida ma tahtsin välja tuua, et kui president Kaljulaid ametisse astus, siis ma ka sõelusin tema kõnesid läbi ja ma leidsin üllatavalt palju tegelikult sellist kogukondlikkusele viitavaid märksõnu. Ja kõige rohkem mulle endale meeldib see, et 21. sajandi kohalik elukorraldus on toetatud ühistegevus. Et meil on ühiste vajaduste märkamise ja neile vastamise süsteem, aga meil on ka siis selline, et me oleme üksteise jaoks olemas ja just, et mis on omavalitsuse roll, ongi toetada, neid võimaldada, et mitte niivõrd kõike ise ära teha. Avalikud ressursid ju vähenevad ja meil aina rohkem tegevusi läheb ka vabatahtlikkuse peale, nagu pääste on läinud, et selles kontekstis ongi see, mulle tundub, et omavalitsuste roll, see on järgmisel slaidil, just, on see või suurim nagu katsumus, et kuidas jõuda sellise koosloomelisuse võimaldamiseni ja ikkagi olla ka nagu tulevikku vaatav. Tulevikku vaatamise all ma pean kõige rohkem silmas ikkagi neid keskkonnateemasid, et nende eest me ei pääse, et nende jaoks meil kõik jõud vaja ühendada. Aga jah, sellised nagu minu jaoks kriitilised küsimused, aga et kuidas, et me võiksime sellele rohkem mõelda, et kuidas siis omavalitsus saab ühistegevust toetada, kuidas seda koosloomet võimaldada, ja mitte kartes tegelikult kas aktiivseid elanikke, aktiivseid ettevõtjaid või ka passiivseid ettevõtjaid, vahet ei ole, erinevaid huvirühmi, et kuidas mõtestada seda niimoodi läbi, et meil on ühised eesmärgid ja hakkame nüüd siit koos minema. Aga kui nüüd omavalitsused annavad seda vabatahtlikkust järjest rohkem nii-öelda oma kohustusi annavad vabatahtlikele, siis antakse ka vastutus mujale, et kui kaugele saab seda vastutust anda? Siin on ju ka olemas igasugused reglemendid ja avalike teenuste delegeerimine ja siis projektitoetused ja strateegiline partnerlus, et need nagu mehhanismid on ju olemas ja seal on ka ikkagi see, et lepitakse kokku mille jaoks või isegi projektitoetustel on ka ju see, et võtke tehke, aga me enne teame ühiselt, mis see plaan on ja mida te teete. Ja nüüd tuli küsimus veebist, et teile, mida tähendab sinu jaoks kogukondlik ressurss? Kas see on vabatahtlik töö või midagi veel? 3 punkti. Ma räägin sellest ja ma kohe räägingi selle kogukonna rolli juures ja, aga veel siia juurde viimase remargina see, et meil Eestis mina tunnen, et on väga palju ja kohalikul tasandil ka, ma üldistan ja ma teen võib-olla liiga teile siin, aga et on seda, et
et on valitsemine, noh, see minu omavalitsuses on ka valitsemine on selle pea ülesandena, no mis valitsemine, me ei ole mingi tsaariajas, et me peame tegelikult rääkima. See on rohkem administreerimine ja võimaldamine just, et kuidas me sealt liigume edasi. Et kodaniku ülimkohus ei ole käia valimas, et kodaniku ülimkohus on olla hea kodanik nagu kõikides valdkondades, et jah, see võimaldamise pool just. Aga siis kogukonnani, jah, selle definitsioonini, noh, kas on omaalgutus või kogukond on edasi. Et mina defineerin seda paljuski nii, nagu me kunagi, kui ma linnalaboris tegutsesin, siis tegime kogukondade uuringu, linna ja külaseltsid põhiliselt, või see fookus siis kodukant ja linnalabor koos. Ja seal sai defineeritud sotsiaalsete suhetena põhimõtteliselt, et kogukonnad sotsioloogilise definitsiooni kohaselt alati ise määravad kas oma piirkonna või tegevused, et kogukond ei saa olla nüüd, et omavalitsuse piires. Et seda tihti kasutatakse sõnana, aga tegelikult mingi rühm inimesed tuleb kokku, kas ühise huvi ümber, kas ühise mure ümber, kas ühisest mingist paikkonnast tulenevalt, selliste väärtuste ümber, et me tahame seda hoida siin või edasi arendada või kaitsta või edasi arendada on mingi ka paha sõna. Ehk siis on mingi mõtteviis, mis loob seda ühisosa nende vahel, kes tahavad sellest, kes justkui soovivad selles kogukonnas osaleda. Võiks nii öelda? Ja, aga see tihti tähendab vabatahtlikku panust, aga samal ajal see vabatahtlik panus ongi ju, ta on meil praegu veel natuke niimoodi eraldi, et tule tee vabatahtlikku tööd ja siis sa saad mingi punkte kuskilt või midagi, on ju. Tegelikult ta võiks ju muutuda osaks eluviisist ja elustiilist. Et me, see ei tähenda, et sa pead kogu aeg kuskil koos käima, vaid see võib ka tähendada, et ma ei tea, aitama naabrit, tunne oma naabrit, nagu alustame sellest. Ja siis sealt tekivad need suhted. Ja just tagasi tulles nende stsenaariumite juurde, et selline kohalikumalt elamine ja kogukondlikkus ongi ka tegelikult keskkonnasäästlikum. Me jõuame selleni välja, kui meil on paremad sotsiaalsed suhted, siis me oleme ise õnnelikumad, heaolu spetsialistina tähtsad väga hästi on ju. Et kui me tunneme, et me kuulume kuhugi, aga jah, et kogukond saab olla see üks, kuhu me kuulume, et samal ajal saab ju pere olla, sõbrad, muud, mingid huviringid ja huviringid saavad ka kogukonnad olla, et kogukonnal on väga-väga lai definitsioon. Aga sealt natuke edasi jah, on et mis ma juba rääkisin ka, et mis see kogukond võib olla, et igaüks defineerib ise, aga siin on siis natuke neid erinevaid definitsioone, et kuidas kogukond defineerib pigem külade, külavanemate kaudu. Siseturvalisuses päästes on see, et kõik omavalitsuses elavad inimesed, millega mina väga ei nõustu, aga lihtsalt on siin toodud nende erinevate definitsioonide juures. Linnalaborina jah, et see elukeskkonna parandamine mingil territooriumil piirkonnas on see ühine huvi. Mul on üks küsimus, et kui haldusreform juhtus 2017 või läbi viidi, et kas peale seda on märgata külavanemate langustrendi või on see jäänud samaks? Et kas seda on uuritud või mõõdetud? Kui sa järgmise paned, siis oli kogukonna uuring, ta on 2014 ja see on ka netis leitav, seal on väikselt all see aadress olemas. Siis oli üle 1000 külaseltsi ja külavanemaid natuke vähem, 800 midagi sellist. Aga nüüd ma ei tea, et oleks tehtud, ma ei ole lihtsalt kursis, et võib-olla on tehtud, aga igatahes linnalabori kodukandi koostöös ei ole tehtud sellist uut uuringut. Lisaks selles uuringus olid kaetud ka linnaseltsid, asumiseltsid, siis põhiliselt nii Tartus, Pärnus, Tallinnas, Rakveres, kindlasti kuskil veel. Ma natukene sõnastan nüüd oma küsimust ümber, et kas see omavalitsuspiiride nihutamine võis mõjutada ka mingite kogukonna suhete lõhkumist või muutumist? Et mingid kooskäimised, traditsioonid muutusid? Ma ei tea, öelge parem teie, et minule tundub, et kuidas see mõjutab, kas see mõjutab, ma pigem kahtlen.
aga ma ei oska siin praegu kohe mingit uuringut või nagu andmeid tuua. Et see jutt, mis räägiti, et oi, et võim läheb inimestest nii kaugele nüüd, et võim on, ma ei tea, internetis, telefoni, võim ei olegi olemas minu maailmas. Et ongi jälle see võimaldamine ja selline, et sul on nagu kindlus, et sa saad eluks vajalikku kätte või nii, et see on sul lähedal. Sul on see kindlus, turvatunne, et pigem see ju, kui palju see füüsiline asukoht siin rolli mängib. Ehk siis sinu unistuste ühiskond on selline, kus võimu ei eksisteeri. Ja ma jõuan selleni ka. Ma olen kõik oma unistused siia pannud. Aga selle uuringuga veel tuli see välja, et ka selline stereotüüp on olnud tihti, et mingi kogukonnad, eriti võib-olla linnaseltsid tekivad vastuseisust millelegi. Ja kui tegelikult vaadata neid tekkepõhjuseid, siis ei ole, et esikohal on hoopis kultuurielu ühine organiseerimine või ka mingite probleemide lahendamine. Ja see vastuseis ei ole see põhiline, et me tegime Tallinna asumiseltsidega, mida siis 2013-14 oli 15 kanti samasuguse kaardistuse ja seal oli samamoodi pigem selline, ma ei tea, teeme koos ja nagu tunneme naabrid oma vahel ja hakkame midagi siin, saame kokku ja siis hakkame mõtlema midagi me koos teeme, et nagu sellest kantuna, et me ei taha siin kuidagi üksi pusida võib-olla. Et see oli nagu hea leid. Ja natuke siis näitangi neid oma töö näiteid ka või milles ma olen seotud olnud. Jah, sellest ma rääkisingi, et Tallinna asumiseltsid ja selline koostööalgatus, siis olid ka need omavalitsuste valimised ja me kuidagi disainisime selle ümber selle, et peataks aja kõikide 15 asumiseltsiga, kes olid võrdlemisi aktiivsed sellel hetkel ja väga palju tegeliselt elukeskkonna teemadega. Just nagu avaliku ruumi kaitsmine, mereääre kaitsmine, rohealade kaitsmine, miljööalade kaitsmine, et need olid need ühisnimetajad kõigil ja korraldasime siis selliseid seltside võimestamise töötubasid, et üldse, mis on arutlev demokraatia, kuidas läbirääkimisi pidada, mida üldse seltsid saavad pakkuda, ma ei tea, linnavalitsusele, korteriühistutele, ettevõtetele, väga põhjalikud sellised aeg maha töötoad ja arutelud ja igast inspiratsiooni Saksamaal Soomest ka ja jõudsime ka Tallinna linnavalitsusega erinevate ametitega sellise koostöö hea tavani, mida me siis koos 10 kuud tegime, et mitte niimoodi, et meie tegime, andsime üle, vaid erinevate ametitega ka vaatasime, et mis neil seal mingid lüngad on, kaasame siis koostöös, teenuste osutamises, kõiges, mis sellised praktikad on ja jõudsime selleni, aga Tallinnaga on ega seal kerge ei ole, et see koostöö hea tava, me ise lootsime, et ta saab ka nagu volikogus vastu võetud, et siis ta on nii-öelda kohustuslik kõigile, et ei saanud. Aga ta oli ikkagi, see oli väga väärt selline koostööprojekt ja võib-olla õppetund endale on see, et oleks pidanud jätkuprojekti välja ajama või korraldama, et siis oleks seda järjepidevust. Aga mis jäi selleks suurimaks takistuseks, et volikogu seda vastu ei võtnud? See tulevad mängu ka praeguse Tallinna linnavalitsus ja kõik need üle hierarhilisus, üle politiseeritus, ei usaldata, kui väljaspoolt tulevad initsiatiivi. Seal on paranenud aastatega muidugi aina rohkem, aga seal on ikkagi süsteemsed probleemid. Aga selles mõttes me asumiseltside endiga, see oli hästi väärt mõtteharjutus, et mitte et nagu ainult nõuda, vaid tegelikult näitab ise eeskuju, et kuidas mingit asja teha võib-olla, ja kuidas siis koostööd teha ja et nagu loome ise seda kultuuri. Et see nagu nõks sai vist seal tehtud küll. Ja siis linnalabori ajal tegelesime ja Lasnamäel tegutseb siiamaani, et Lasnamägi on ju suuruselt teine linn Eestis, et seal ei ole nagu ühte kogukonda, aga selles mõttes olin selle käivitamise juures, aga nüüd seda veavad väga aktiivsed ja tublid inimesed ja see seltskond aina kasvab ka. Ja kuidas seal selline kogukonna loome sai üldse algus oli see, et mainikujundusega, et reputatsioon oli nii halb, lähed Lasnamäe saad peksa.
ja kuidas siis kohalikud inimesed, kes nad olid räpparid või mingid kultuuriinimesed, hakkasid lihtsalt videodesse rääkima, kui hea Lasnamäel elada, selline heas mõttes propaganda. Ja siis ka väga konkreetsed asjad, igasugused piknikud, välikinod, kogukonnaaiad, mis nüüd ka lokkab nii Lasnamäel kui ka Tallinnas laiemalt linnaosaga koostöö. Et selle üle on tohutult hea meel, et see kõik ainult kasvanud. Ja minu enda selline koduprojekt on olnud siis kalaranna aktiveerimine Tallinna kesklinnas, Linnahalli ja Patarei endise vangla vaheline ala, mis on olnud erastamise tõmbetuultes ja kõik, aga samas on oli suure potentsiaaliga mereäärne park või mereäärne avalik ala, aga nüüdseks on ta täis ehitatud ja siis siin oligi kogu selle planeeringusaaga, planeeringus osalemine väga vaevaline, aga mida me tegime tegelikult, et me tutvustasime seda kohta, keegi teadnud eriti sellest veel 10 aastat tagasi. Ja me hakkasime siis seal korraldama igasuguseid rannapidusid, saunapidusid, piknikuid, arutelusid, et kuulge, et kuidas me siin, mida me planeeringusse võiksime teha, kohaliku sensiga, aga seal oli ka väga palju teisi kaasamõtlejaid. Ja kui Tallinna tulete, siis sellest loost saab Kalamaja muuseumis siis varsti näitust näha sügisest. Ja nii, need olid väiksed kõrvalepõiked, et natuke näidata, et ma olen midagi teinud ka. Mitte ainult teoritiseerisin, aga see ühishuvi, millest ma ka enne rääkisin, et selle ühishuvi ümber peakski ju koonduma defineerime ühised eesmärgid, ühes piirkonnas, paikkonnas, omavalitsuses, vahet ei ole, mis see üksus on. Ja siis, et kuidas me sellega edasi läheme, kuidas me võimendame seda ühist mõju. Et sellest natukene. Et meil on, siin on Margit Sutropi professori tsitaat planeerimiskonverentsilt. Et ütleb, et demokraatia ei seisne enamuse huvides, vaid üldises huvis ja see ei tähenda, et kõikidest huvidest koondhuvi, vaid ühisosa leidmine. Tahtsin meelega selle siia panna, sellepärast meil on ka tunnetan selline nagu väär arusaam, et demokraatia tähendabki tegelikult enamuse tahet või need, kes kõige kõvemini karjuvad, need saavad oma tahtmise, aga mis saab tegelikult nendest, kes võib-olla üldse ei seisa enda eest, et see ei ole tegelikult niimoodi, et just see üldine huvi ja see üldine huvi peab siis sellest iga ühiskonnaliige pikemas plaanis kasu saama, et need on need olulised märksõnad siin, aga eks kuidas seda välja selgitada, see on keeruline, see nõuab järjekindlust, see nõuab koordineerimist, see nõuab tööd, see nõuab professionaalsust. Et ma just tahtsingi küsida, et kuidas seda ühishuvi võiks siis üles leida, et ütled, et see on äärmiselt keeruline, aga mis võiks olla see esimene samm, et siin selle poole püüelda? Natuke, mul tulebki neid nippe ka, aga esimene samm, see oleneb alati kontekstist muidugi ka, et võib-olla selle praktilise osa juures me tuleme selle juurde tagasi, aga tagasi. Ja see, et üldiselt tegelikult meil ongi koostöökultuur on paranemas ja me oleme liikumas siis Eestis või ka kogukondadena liikumas rohkem koosloome suunas ja see on hea märk sellepärast, et see on kõik selline usalduse tekitamine, et meil ongi vaja üksteise vastu usaldust suurendada. Et kui te seda pilti vaatate, siis seal üleval on see nii-öelda vanaaegne viis, kuidas sai otsuseid tehtud või poliitikaid kujundatud, et keegi kuulutab mingi otsuse välja, siis avalikustatakse, siis on tohutud ressursid pandud selleks, et kaitsta seda plaani. et mis te siin ikkagi, väga tihti planeeringu arutelud on endiselt sellised vaevarikkad ja keegi ei taha sinna minna. Ja siis lõpeb sellega, et kas siis viiakse ellu või üldse loobutakse plaanist, aga et kui te võrdlete alumisega, kus on see loogika teine, et me kõigepealt üldse vaatame, keda meil on selle otsuse või teema juurde vaja tuua, kes on need liitlased või sihtrühmad. Kõigepealt see ära kaitse, sellest alustada, siis peab ka see probleem või teema või see asi olema suht selge. Ja siis me hakkame alles koos arutame erinevaid võimalusi, lahendusi, kõike seda ja ka otsustame alles pärast seda,
ja siis on sellel otsusel elluviimisel rohkem omanikke ja suurem selline tugi taga ja tegelikult selline protsess suurendabki seda ühiskondlikku usaldust ka või üksteise vastu usaldust või ma ei tea, kodaniku ja avaliku teenistuse vastu usaldust. Ja üks selline viis, et vabandan, et ingliskeelsed asjad siin natuke, aga ongi see ka ühismõju koordineerimine, et kuidas see on selline raamistik on hea just mingite koalitsioonide või võrgustike puhul ka, kus on väga erinevad osapooled mingi ühise eesmärgi, ühise huvi ümber koondunud ja et kuidas siis minna, et seataksegi ühine agenda või selline eesmärgistik, siis et kuidas reeglistik või et kuidas me seda asja teeme ja kuidas me mõõdame ka mõju või seda elluviimist üldse. Ja siis toimubki elluviimine ja kogu aeg on avatust ja teavitust ka väljapoole, et see ei ole selline kinnine, et sunft. Ja siis ikkagi keskne koordineerimine on ka seal oluline. Aga sellest saaks eraldi veel terve loengu teha, et lihtsalt selline ühismõju, et nagu terminina võib-olla võiks jääda kõlama. Nii, see on väga kribu. Ja, et inimarengu aruanne ütleb ka, et kuidas ühismeeleni jõuda on tegelikult avalike arutelude kaudu ja et avalik arutelu selle nagu keskkonna või selle toimimise eest vastutab ka avalik võim või siis riik. Et siia võib omavalitsuse ka tegelikult panna ja kuidas me nende avalike arutelude kaudu just selle ühismeeleni jõuaksime, et ühismeel võib tähendada siis seda konkreetse asja ümber ühist otsust või konsensust või ka ühismeelt, et mis see meie ühine eesmärgistik üldse on. Ja selles avalikus arutelus on see ideede rikkus ongi see väärtus, et mitte halb oleks ju siis, kui neid ei oleks. Inimarengu aruandes on tegelikult ka välja toodud, et arutelude oskuste arendamine peaks olema tegelikult riiklik huvi. Et me seda arutelu kultuuri just kui laiendame ja parendame. Ja seal aruandes on muidugi ka see, et see laieneb ka meediaruumile ja üldse sellisele kodanikuharidusele, et inimesed ise teaksid paremini, et mis on nende õigused, vastutused. Sellepärast ma need rollid siia sisse ka tõin, et me vaataksime need üle. Ja on tulnud küsimus, et kui on sobiva küsimuseks, siis ma küsin, kas koosloome on universaalne? Kas see sobib igasse olukorda või on see üks võimalus nii-öelda klassikalise kaasamise kõrval? Siin on selles mõttes koosloomel on väga, mitte konkreetsed juhtumid, aga kaasamise redel on ju, algab sellest, et on informeerimine, et kas mingist tehtud otsusest või üldse, et me alustame mingi protsessiga. Siis on konsulteerimine, et mingi juba pool valmis otsuse, et mis te arvate sellest, et natukene saate muuta veel. Siis on juba tummisemaks läheb kogu aeg, et koostöö ja siis seal üleval pool ongi koosloome ja ka võimustamine, et koosloome võib selleni välja minna, et me anname otsustuse teie kätte, kes, et keegi sihtrühm või keegi, ma ei tea, lõppkasutajad, see kõlab natuke pahasti, keda see otsus konkreetselt puudutab, et nad ise kujundavad selle otsuse, aga elluviimine on ikkagi siis kas avaliku teenistuse või kes see vastutav on, kus need ressursid on selle käes. Et selles mõttes koosloome definitsiooni järgi selline läheme ühisele teele, aga me ei tea, kuhu me jõuame välja. Kõik on võrdsed. Ja see sünergia, mis seal tekib, see ongi see väärtus, mille kaudu tekivad tavaliselt paremad lahendused. Ja kõigil on tahe minna. Ja, aga samas seda peab ka kureerima või koordineerima. Ta ei teki niisama ise. See peavad olema oskused. Aga koosloomest ma räägin reklaamipaus homme Antslas. Sest seal võtangi rohkem seda kaasamise redelit ette. Ja, et me oleme lihtsalt remargina, et me oleme kuidas me jälle üldistame riigina või kultuur on, demokraatlik kultuur Eestis on selle informeerimise, konsulteerimise osas, see on hästi selgeks õpitud, see on juba nagu tuleb niimoodi taskust, aga need järgmised astmed on vaevalised veel, aga õnneks kõik on õpitav. Järgmise.
ja siis tahtsin ühe sellised, et kui aruteluruumist räägime avalikest aruteludest, et siis Robert Keegan, kes on Ameerika juhtimisvisionäär, tema on öelnud, et kõige levinum keel maailmas ongi selline kaebamise või kaebuste keel, language of complaints. Ja see on tegelikult hea, sest nagu ma enne ka ütlesin, et kui ei oleks ideid, et see ei oleks probleem. Et samamoodi, et kui ei oleks kaebavaid inimesi, võib-olla siin just omavalitsused või avalikud teenistajad tunnevad on ju ära, et igapäevale siuke laviin. Et tegelikult on vaja vaadata sinna taha, et millest see tuleneb, et inimesed hoolivad, see tuleb sellest, et inimesed hoolivad millestki. Et kui on, ma ei tea, kaebus selle kohta, et ma ei tea, mingi liiga mürarikas liiklus, siis hoolitakse sellest, et ma ei tea, ise saaks paremini elada või linnud, loomad saaksid võib-olla rohkem ringi sebida, siblida. Ja kuidas siis see konks on selles, et kuidas see kaebamise keel selliseks pühendumise keeleks muuta, et seal on palju rohkem väärikust ja siis sealt saab paremini edasi minna. Kas sa mõtled nüüd seda, et need kaebajad ise läheksid nii-öelda selles suunas, et ka ise pühenduksid? See on jällegi natuke tagasi selle ühismeele tekitamise juurde, et avaliku võimu või vastutus on see või riiklik huvi. Et ma näen ka, et nii omavalitsus kui ka siis ministeeriumid, riigiasutused võiksid seda võtta oma teemaks. Et praegu on väga tihti ka olukordi, kus on lihtsalt, et te kritiseerite meie, Tallinnaga ma saan tuua näiteid, et teile ei meeldi see planeering, Kalaranna planeering, aga kähmelge siis selle arendajaga. Viimane otsustusõigus ja kohustus lasub omavalitsusel, eriti planeerimises, teistes teemades ka, et ta ei saa seda nagu käest ära anda, ta peab seal nii-öelda see modereerija, need erinevate huvide kaaluja olema. Dialoogi pidaja. Jah, ja looma seda keskkonda, et see dialoog saaks üldse tekkida ja saaks väljendada erinevaid seisukohti, muidugi võiks olla argumenteeritud faktipõhiselt, mitte emotsionaalselt. Ja seal on ka jälle roll, et kuidas emotsioone maha võtta. Et väga, väga palju saab ära teha koosolekute ettevalmistamisega, parema läbiviimisega, et kuhu me tahame üldse välja jõuda, natuke siukest ettenägelikust. Sest meil on ju ka kaasamisväsimust tohutult palju, et igasugust aktiivsed kogukonnad või ka huvikaitsjad mingitel teemadel, et neid tööbatakse igasugustes komisjonides, arengukavade töörühmades, siin ja seal, aga et mis see, kuhu see viib või mis see kasu on, et sellest ma räägin ka homme. Ja nüüd, kas meil on aega, peaks vist olema natuke, et või kui on siit mingeid küsimusi või kommentaare, et nüüd on see viimane osa, see praktilisem 3 siukest dialoogi võtet. Liigub edasi. Ja lihtsalt vahet ei ole, kas sa oled omavalitsuse esindaja või elanik korteriühistu juhatuses, sellised on 3 mõtet teile või tööriist võib-olla, et kuidas te saate mingites olukordades just paremini edasi, mitte niimoodi tavapäraselt, kuidas senimaani on. Ja esimene on siuke kaotajate meetod, kutsutakse, ja siis eesmärk on jõuda sinna, kus kõigil on need õnnelikud näod sinna nurka üles välja. Ja ta on just see, et konsensuse kaudu jõutakse lahendusi, mitte hääletamise kaudu. Et hääletamine ei ole üldse demokraatlik otsustusviis tegelikult. See ongi see, et ta ei ole ühishuvi, mis kõikidele kasu toob, vaid on see, et enamuse. Kuidas seda üksmeelt siis saavutada? Oota, see oli mingi varasem küsimus või? Ei, praegu, et kui hääletamismeetod ei ole kõige parem. Ei, siin ongi, siin siis juhis, ühesõnaga siin on ka põhjalik juhis, saate ise vaadata, katsetada, aga põhimõtteliselt on see, et on jälle mingi teema, peab väga selgelt sõnastama siis teema või probleemi. Kõik osalejad, keda see puudutab ja kes on seal ümber laua, kõigepealt ütlevad siis oma sellised isiklikud seisukohad või oma isiklikud vajadused sellega seoses välja. Siis
mitte midagi kritiseerida ja hinnata. Sõnastatakse see ümber pärast seda, kui kõik on öelnud ja pannakse kõik ka niimoodi silma jälle kirja, et kõik näevad. Siis sõnastatakse probleem natuke nagu üldisemaks, et et võib-olla esimene näide oli see, et ma ei tea, ma tahaksin rohkem rattaga Võrust sõita või Võrust Haanjasse sõita, aga ei ole kergliiklusteed, et mul on ebaturvaline, et esimene ring on selline, kõik panevad kirja. Ja teine ring, see probleemi täpsustamine või üldistamine on see, et ebapiisavad kergliiklusteed. Ja siis hakatakse, natuke iseenesest pikendama, hakatakse lahendusi pakkuma ja täpselt samamoodi, et kõik läheb nimekirja nagu hinnanguteta, et kõik lahendused on võrdsed, aga siis selles rühma arutelus hakatakse nagu välistama ja maha kriipsutama, ja see on natuke utoopiline või et seda ikkagi kõik jääb arutelu kaudu ja lõpuks jääb juba sinna mingi paar lahendust ja siis nendest saab vormistada sellise korralikuma, et ma soovitan võib-olla suure rühmaga teha tundub raske, aga ma soovitan kodus. Perekoosolekute meetod on see tegelikult, see on Gordoni perekoolist, et lastega väga hea kasutada siis, kui ma ei tea, on mingi magamaminekuga probleeme või liigse kommisöömisega või mingi käitumisega, et defineerida see probleem ja siis minnagi nende sammude kaudu ja need lapsed, nad tunnevad, et nad on nagu osa sellest, mitte et keegi käskis ja ütles neile midagi, vaid nad ise kujundasid selle lahenduse, siis on ka see elluviimine, neil on nagu omaniku tunne ja nad tõenäoliselt viivad seda paremini ellu. Ma kohe küsiks juurde või natukene lisaks, et see kaotajate meetod, et need arutelud võtavad meeletult palju aega ja ajaressurss on see, mida inimestel jääb järjest vähemaks. Ja ka halb kaasamine võtab veel rohkem aega. Et hästi läbimõeldud disainitud protsessid või kaasamine või koosloome on tegelikult hoiab ressursse kokku. Aega, närvikulu, raha. Jah. Kui sinna kõrvale panna mingi, ei saa ju niimoodi, et kui ma oleks teinud nii, siis oleks nii või kui ma oleks nii teinud, et seda ei saa niimoodi võrrelda, sest alati läheb ikkagi ühtemoodi ainult, aga mina küll väidan oma kõhutunde pealt, et me arvame, et meil ei ole aega sellisteks asjadeks, aga tegelikult me kulutame aega, seda sama aega palju rohkem halvematele asjadele. Ja siis teine soovitus ei ole konkreetselt meetodid, aga sellised toetavad materjalid, et Soome innovatsioonifond Citra on teinud sellised time out ehk aeg maha kaardid, mis siis aitavad konstruktiivseid arutelusid pidada. Ja nad tegid need sellepärast, et ka arutelukultuuri Soomes tervikuna nii kogukondades kui riigi tasandil riigiteemadel edendada. Ja just see on rohkem need arutelude ettevalmistajatele ja moderaatoritele, kui neid on igasugused konfliktsed olukorrad, kuidas neid lahendada üldse, kuidas ma ei tea, ruumi sättida, nagu väga põhi või sellised nagu lihtsad asjad. Aga ta on kompaktsed kõik koos ja tegelikult saab neid kaarte kasutadagi niimoodi, et sa juhatad sisse ja siis vaatad ja loed ja harjutad läbi. Et eestikeelsed materjalid on ka, me tegime, ma olen Kunstiakadeemias ühte kursust ja siis ma lasin tudengitel ära tõlkida, nii et seal on link olemas, ma ei tea, kus slaidid pärast panna võib-olla sinna Facebooki eventi, siis saab nüüd kätte või saab kuidagi eraldi postitada ka. Meil on tegelikult ka tiim, kes saab siit nii-öelda kopida ja selle panna alla chati, et see on täitsa olemas. Väga hea. Ja seal teisel on veel üks näide, et just see et kui ummikseis on, et mida siis teha. Ja siis on tee ja ütle, et kuidas sa ka ütled viisakalt. Tasub tutvuda, et on sellised Soomes on selle meetodiga või need ei ole ainult kaardid, siin on ka nõustamistugi ja kõik juures, et kliimateemasid, keskkonnateemasid, pagulasteemasid, eetikat ja kõik igasugused asju üle Soome arutatud, et kui need valmis said, siis nad tegidki sellise kui levitamise, meetodi levitamise.
Kas on mõni riik, mille poole te vaatate, et vau, et seal on sellised võtted kaasa, kuidas kodanikke kaasatakse, et kas see on Soome või hoopis mõni muu riik? Soomest on palju, ma oskan soome keelt ka, sellepärast ma vaatasin. Ei, eks igalt poolt on ja Eestist on ka väga palju võtta tegelikult, aga vahepeal on hea väljapoolt ka vaadata, sest et probleemid on ju sarnased ja Šotimaal toimub ka minust hästi palju ja minu enda lemmikmeetod on tegelikult rahvakogud. Neist ma täna väga ei räägi või võin rääkida, kui meil jääb aega. Aga näiteks selle 3. meetodi ka, et ma loodan, et kas te olete kuulnud sotsiokraatlikust ringist midagi? Siin saalis viibijad ei ole vist. Et sellised meetodid, mis ei ole tavapärased ja see on sarnane tegelikult sellele kaotajateta ehk win-win meetodile, et ühistarkuse kasutamine ja ka, et me jõuame ühisosani, mitte mingi parima lahenduseni. Ja hästi palju kasutatakse seda mõtteviisi ka demokraatlikes koolides. Eestis on üks vähemalt selline olemas, Tallinnas Suvemäe kool, aga maailmas on neid päris palju. Mis see tähendab demokraatlik kool? See tähendabki seda, et seal on eesmärk isejuhtiv õpilane, kus siis inimene või noor inimene teab, kuidas juhtida oma tundeid, oma aega, oma ka huvisid, kirge. Ja seal antakse vabadus, et ta saaks neid seest poolt siis neid huvisid ja kirgesid kuidagi välja koukida ja siis hakatakse süveldama. Et kui see staadium on saavutatud, siis need teadmiste omandamine, ükskõik kas see on ajalugu või matemaatika või mingi, ma ei tea, puutöö üldse, et see teadmiste omandamine on siis sellele on loodud soodne platvorm. Aga seal on hästi palju ka sellist, et me hoolime teistest põhimõtteid, me hoolime oma planeedist, keskkonnast ja just see sotsiokraatlik ring on iganädalane otsustamise vorm, et kõik otsused tehakse koos ja ongi, et istutakse ringis, siis on mingid teemad, on võib-olla sellised regulaarsed teemad, siis on mingid, et et kas me lubame lapsevanemaid jõulupeo korraldusse. Ja siis see meetod ongi niimoodi, et tõstatatakse teema, keegi pakub lahenduse ja siis võib selle lahenduse ümber niimoodi, et igaüks avaldab arvamust. Demokraatlik kool on alles 2 aastat Eestis, et seal veel see kõik nii hästi ei toimi. Võtab veel aega, et eriti kui ka lapsed tulevad teistest koolidest, kus kultuur on hoopis teistsugune. Aga igatahes siis saab arvamust väljendada, siis sõnastatakse, et okei, mida me nüüd otsustame, tuleb otsustamise ring. Ja kui kellelgi on vastuväide või ta ütleb, et see ei ole hea lahendus, ma hoopis pakun midagi muud, siis ta peabki pakkuma konkreetse asja välja. Siis tehakse jälle see arvamuste ring või kuidas tundub. Kõigil on võrdsed võimalused väljendada selles hetkes seal kohas, et see ruum on loodud, selline turvaline ruum. Kas tulevikus me võiksime liikuda sellel suunal, et õpilased ise panevad endale nii-öelda õppekava kokku? Et nad tunnevad, et mul on puudu sellest või tollest ja siis ma panen selle paketi. Ja, põhimõtteliselt demokraatlikus koolis nii tehaksegi. Seal on ka seinte peal see, et nii, et järgmine nädal, ka nagu töötoad, et mis teemadel me töötubasid tahame, ma ei tea, viikingid ja iluuisutamine ja siis lähme iluuisutama ka ja siuke, et ta ei ole projektiõpe, et on nagu teistmoodi selline aga kui see nii-öelda oma koostatud õppekava läheb väga ühte suunda ja näiteks matemaatikat ei ole üldse seal, et kas selles sotsiokraatlikus ringis tuuakse, et kuule, et sinul oleks vaja ikkagi seda paketti ka juurde panna. Et kas keegi toob nii-öelda need... See konkreetne kool on järgib riikliku õppekava, ehk seal on matemaatika, eesti keel, ajalugu, need asjad on sees, aga põhimõtteliselt on demokraatlik kool valmistab ette siis ühiskonna liikmeid just nende oskuste ja väärtustega, mida on tulevikus ka tööturul vaja, et empaatiavõime, koostööoskused, teistega arvestamine, kogukonna aitamine või üldse kogukonna töö, et seal võib-olla see matemaatika ei olegi nii oluline.
aga nüüd me läksime väga kooli sisse. Jah. Et tegelikult sellega mul saigi loeg läbi. Ma kohe vaatan, kas meil on tulnud saalist ka küsimusi. Et mõned märksõnad ma olen siin teinud. Ja tulles nüüd tagasi selle individuaalse omandamise, see on täitsa algusesse, et me oleme selles ühiskonnas, kus väga palju inimesed tahavad nagu omada asju, ja need nii-öelda mingid kinnisvara, pannaksegi see telliskivi märk ette, et eravaldus ja sa sealt rattamatka läbi ei tee, kui see telliskivi on ees. Kuidas siis ikkagi jõuda selle kestliku kogukonnani? Väga hea küsimus, need telliskivid ja tõkkepuul on kõik minul ka väga hingel, et kuidas see nii kergekäeliselt on läinud. Et siin on jällegi rollide piiritlejana, et omavalitsusel on järelevalve kohustus ka, et ei pandaks liiga kergekäeliselt, Keskkonnainspektsioon teeb oma tööd, on ju, aga jälle ta võib käia ja trahvida või noomida ja siis pannakse uuesti need, et selles mõttes see on jah sellise kultuuri küsimus või kuidas me, nagu, mida me väärtustame põhimõtteliselt. Kuidas me jõuame sinna? Jah, kuidas jõuda selle kestliku kogukonna? Ma arvan, ise iga päev praktiseerides neid, et me peame olema julgemad ka, et minemagi, et siin on ebaseaduslikult pandud mingi tee kinni, mis peaks olema avalik või mere äär kinni. Et me peame julgema tegelikult minna ja ütlema, et aga vaja siis seadustega vastavalt sellele seadust. Kui me võtame, et me asume siin Haanjas, meil on siin Haanjas üks väga armas väike küla, seal on 5 talu, 1 talu on müügis ja tuleb Tallinnast pere, tahab nii-öelda privaatsust ja peab vallaga läbirääkimisi. Kui varasemalt läks tee nii-öelda tema maja eest läbi, siis nüüd nii-öelda leitakse uus tee, et tema hoovist enam läbi ei sõideta. Et selle küla suhted on ju sassis tegelikult, et kuidas nüüd jõuda ikkagi selleni, et see uus taluomanik ikkagi oleks sidus selle külaga, kui juba alguses on suhted sassis. Tegelikult ideaalis ju võiks mõelda niimoodi, et tulevad uued inimesed, seda on ju näha, keegi hakkab kopsima, keegi on seal hoovis, et kas naabrid või nii ilus oleks ju see, et nii-öelda kogukond läheb ja tervitab. Ja võib-olla räägib ka, et mis need meie väärtused siin on või kuidagi kutsub kohe nagu kampa. Et siis ei teki seda minu individuaalne ruum, mina ostsin suure rahaga, minu õigus võib-olla ei teki. See võib ikkagi tekkida, sest kõik ei fänna sellist elustiili veel. Et see oleks ju päris kena, et natuke nagu ka korteriühistus näiteks, et tulevad uued elanikud, siis on ju kas juhatuse ülesanne või siis teiste elanike ülesanne see, et vaata, et meil on siin need kokkulepped, et ma ei tea, plastikapeli pane, et pargime siia või teeme seda, see on pesukuivatamise ala ja kõik sellised, et see kuidagi nii elementaarne, aga me tundub ka, et julgust oleks rohkem vaja, et selliseid asju teha. Et ma ise küll mõtlen, et tuleb keegi uus naaber, siis ma tean, ma lähen kakukesega sinna tervitama ja rääkima lihtsalt nagu neid suhteid luua. Et kui neid suhteid ei ole, et kapitalism võitsebki selle peale, et me oleme kõik eraldi karpides individualistid oma vajadustega. Et me peame natuke sellest välja murdma. Kas saalist on küsimusi? Tundub, et ei ole, et ma võib-olla küsiksin nüüd veel 2 viimast küsimust. Et väga palju kasutatakse seda kaasamise terminit ja mõned on nii-öelda sellest kaasamisest väsinud, nagu ennegi mainisid. Et kas sellel on ka mingi alternatiiv mõiste olemas? Et mida võiks... Sõnana, aga sama sisuga või? No see on sarnane, teeme koos. Kaasamise puhul ka, kui seda kasutatakse, minul on alati küsimus, et nagu kuhu, keda, mis eesmärgil. Et nagu teeme kas või täislause siis sellisel puhul, kui me räägime kaasamisest.
aga jah, et pigem on ta meil kasutusel see, et mingid ametlikud otsused on kujunemas või mingi plaan esialgne kas või juba nagu küpsem on valmis tehtud ja siis mis te arvate, sest me peame nii tegema ja tegelikult on hästi tüütu, me ei taha, aga arvake siis on ju jessukene, kui te midagi arvate, siis me peame need arvamused ka kokku koondama ja kõik see, et kui me sellisest mõtteviisist tegelikult lahti saaksime. Ja samamoodi ju aktiivsed elanikud ka, neil on tihti ka vaja kuidagi põrgatada mõtteid või plaane ja kõik, et minu arust Unkimann ongi nii hea näide, kuidas edasi liikuda, kuidas seda uut kultuuri, aga kogukondlikku ruumi tekitada. Ja selliseid formaate on ju veel, Ani ja Lüliti on seal põhja pool ja ja viimane küsimus, et kelle huvi on siis kogukondade arendamine ikkagi, et kes seda peaks tegema? Ma arvan, see on riigikaitseline huvi, kus suures siseturvalisuse arengukavas on sees see kogukondlik areng, et see hoiabki inimesed turvalisemana, et kui sa tunned naabrit ja kui sa tegutsed koos, ühistegevus tegelikult tagabki ka mingil määral seda inimeste enda turvalisust ja selle kaudu siis ka riigi turvalisust, et jah. Aga kas see peaks olema nii-öelda isetekkeline või peaks see tekkima ikkagi sellise nügimise meetodi kaudu? No ma arvan, et on inimesi, keda on vaja nügida, aga siis sellised head näited ja juba tegutsevad kogukonnad ju hästi inspireerivad, et kui Tallinnas oli see asumiseltside algatus, siis selle aja jooksul tekkis 2-3 seltsi juurde, sellepärast, et nähti, et midagi podiseb siin ja nüüd me tahame ka, et meie siit piirkonnas veel ei ole, et nagu natuke häbi või kuidagi, et see on siuke nagu üksteist või vastastikku võimenduv protsess ka. Aga ta on kindlasti ka, et mitte ainult, et kõik on riigi teha või kuidagi omavalitsus, ma ei taha seda öelda, et muidugi meie ise ka inimesed, et see on kultuurimuutus, millest me räägime. Ja mida rohkem meil on, mida rohkem on seda kriitilist massi, kes tegutseb, sinna suunas liigub, seda lihtsamini see nagu pööre toimub üks hetk. Me kõik nii-öelda vastutame selle ühise arendamise eest, et meil läheks elu paremaks. Ja, mis ei ole üldse universaalne mõte. Aga tõmbame siit poolt siis otsad kokku, et selline oli meie tänane avalik loeng koos Teelega ja homme me tegelikult kohtume juba Teelega veel kord, et meil nii-öelda dialoog jätkub homme ja seda siis juba Antslas ja lisaks homsele on meil ka toimumas teine loeng Helen Sooveli Seppinguga Võrumaal Vastseliinas. Tema on inimarengu aruande peatoimetaja. Et räägitakse siis linnast, avalikust ruumist ja tervisest ning ja järgmisel nädalal on meil veel 2 vestlusõhtut, kus siis 25. veebruaril on Võrumaa Keskraamatukogus kõik teed viivad Keskväljakule ja 26. veebruaril on siis Setomaal kultuuripärandi teemadel räägime. Et kindlasti külastage Võrumaa Keskraamatukogu rändnäitust, minge pange täpikesi, mummukesi, mida te arvate sellest avalikust ruumist ning aidake kaasa mõelda, mida saaks veel paremini teha. Et need tulemused näitavad omavalitsustele, milliseid elukeskkonna teemasid tajuvad inimesed kriitilisemalt ning millega ollakse päriselt rahul. Et kindlasti minge siis Maximarketisse ja raamatukokku hääletama. Et kogu ürituste sarja täpsem info on Võrumaa Arenduskeskuse Facebooki lehel ja lõpetuseks suur aitäh Teele sulle ja samuti ma sooviksin meie võõrustajad tänada, et me sellise vestlusõhtu saime siin pidada. Et aitäh! Väga inspireeriv oli. Hea kuulda, aitäh! Et aitäh teile, head vaatajad ja kohtume juba homme. Ilusat õhtut! Nägemist! Antslas näeme. Maski taga. No.